31. august täna, koristame +1 tonni katset. Mis see +1 tonni endast üldse kujutab? See on nii-öelda väljakutse saamaks +1 tonni suuremat saaki, kui põllumees saab. Siin on 3 komponenti: dekalbi seemned, jaara väetised ja pasvi taimekaitse. Today is 31st of August. That means practically summer is over and we are harvesting our +1 ton trials. And varieties what we drilled here are coming from DeKalb. Here is Clearfield varieties, Impression and Semi-Dwarf Imistar. And what else we have here for +1 ton, Exalta and Severny. Exalta is tall one variety and Severny is coming from our Semi-Dwarf varieties. But in few words I would say that very challenging crop for Estonia, not only up to heavy winters or strong winters, but at the same time up to harvesting time as well. The plants, what is here and what we are harvesting today, were on the field 12 months and plus 2 weeks. But you see, very nice weather condition, and openly speaking, DK varieties have a very good pod shutter resistance, and that is reason as well what I told on mid of summer. Then please don't worry about rainy period. Just wait sun and go out for harvesting. No problems with the yield loss. Terve kasvuperioodi oleme sellel põllul pilku peal hoidnud ja püüdnud erinevate lahenduste abil saada võimalikult head tulemused. Herbitsiididest on kasutatud Clearfield katselappidel Glamoxit, Segustashiga 2+1 liiter hektarile ja tavavariantidel on kasutatud Putisan Avanti 2,25 liitrit hektarile. Põllul on kasutatud kasvuregulaatorit nii kevadel kui ka sügisel. Kasvuregulaatoriks Kaaruks kevadel ennekõike taimede külgvarte arengu soodustamiseks ja sügisel, et suurendada talvekindlust, suruda taimed vasta maad. Lisaks annab sügisel kaitse ka erinevate haiguste vastu, ennekõike võib rääkida fomoosist. Haigustõrjeks on kasutatud Cantus Goldi täisõitsemise faasis kulunormiga 0,5 liitrit hektarile. Kuidas see aasta rapsikoristus sul läinud on? Rapsikoristus on hästi läinud. Taeveaat on õigeks ajaks just ilma andnud. Täna on superilm, tuul puhub, päike paistab, soe on. Niiskus tundub, et on hea. Mis sa veel tahad? Kuidas üldse see aasta rapsikasvatusele tagasi vaatad? Mis olid head küljed, mis olid halvad küljed või murekohad? Kõige hullem on see, et ei oskagi öelda, et mida võiks järgmine aasta teisiti teha. Minu põldudel saagikus ei ole väga kõrge. Et jääb sinna 3,5–4 tonni vahele hektarit. Kõik sai tehtud õieti, nii väetis kui taimekaitse pool, aga mis vajaka jäi, eks siis saab talvel seda mõelda. Aga kasvilapid koostöös tehtuna tundub, et siin on saagikus parem. Kuidas üldse katset läbi viia on olnud? Päris palju on erinevaid sorte ja erinevaid preparaate. Kuidas sellele tagasi vaatad? Pigem on ta huvitav olnud, et minu jaoks on selline kogemus, heas mõttes kogemus. Saab asjatundjatega rääkida ja suhelda ja nende, kes nõu küsida ja Marguse Kaalu käest, et positiivselt vaatad tagantjärgi. Saake on koristatud ja kalkuleeritud ja niiskused mõõdetud, et esialgsete andmete järgi on CL-sordid andnud isegi natuke suurema saagi. Impression siin 5600 kilogrammi hektarilt, Imistar natukene vähem. Exalte tavasordina andis ka 400 kilo, aga täpsustame tulemusi ja kalkuleerime arvuti taga korralikult kõik veel üle. BASF. We create chemistry.